see on üks selline näete. Euroopaga on jah see ära, et mulle tundub siin enne eurosse astumist, vahetult enne eurosse astumist, mul tekib väga samasugune tunne, mis mul oli aastal 2004, enne kui me ühinesime selle klubiga Bold and Beautiful. Et mul on nüüd ka euro suhtes see tunne väga rohkem, et kutsuti küll pulmaga, sattusime matustele. Nii nagu Euroopa Liit ei osutunud üldse mitte klubiks Bold and Beautiful, vaid Euroopa on vana, Euroopa on laisk ja doteerib põllumajandust. Noh, siin on lihtsalt teile näiteks, et töönädalate arv, kui Ameerikas tehakse tööd keskmine hõivatult 46 nädalat, siis norralased 37, eks. Vahe on 9 nädalat. Näete siin, itaallased puuduvad tööd puhkuste ja pühade tõttu 8 nädalat. Ameeriklased 4, kes on kõige haigem rahvas selles vanas Euroopas. Üllatus, aga rootslased sellepärast, et nad on 4 nädalat haiged või nende väike laps. Mitte, et nad oleksid väga haiged, aga neile lihtsalt meeldib haige olla. Nii et ma olen siin mitu korda välja seda demograafia teemal olen seletanud, et kui ühel hetkel ununevad lapsed tegemata ja siis minnakse veel vara pensionile ka ja tahetakse hästi heldilt pensioni saada, siis iga riik varem või hiljem jõuab sinna olukorda, kus häid lahendusi lihtsalt enam ei olegi. Et see on pankrot. Kui me siin konkurentsivõimest räägime, siis jällegi, kui me nüüd seda Eesti indeksit vaatame, 4,3, kui tipp on 5,6, siis siin on muidugi arenguruumi. Aga Burundiga võrreldes jällegi me oleme ikkagi suhte. Kui see number oleks siin kõrgem, siis oleks ennem üllatus. No ja siin need vabadused, eks ju, millest ilmselt siin ruumis peaks kõige rohkem rõhutama, et kahju küll, aga Eesti oli kunagi 4. kohal. Aga nüüd on, vist oli 16. Nii et mida tumedam jah, siis seda vaba. Nii et selles mõttes me oleme kõvasti tagasi läinud. Nii et me olime tumesinine ja siis oli Luksemburg oli tumesinine ja Holland oli tumesinine ja Inglismaa. Aga nüüd on jäänud siin ainult siis Iirimaa. Siin on muidugi poliitiliselt väga ebakorrektne on siin see kaart. Ma ei tea, et kas britid on juba, nende saatkond on juba mingi kirja teinud sinna või pöördumise. Nii et siin praegu siis jah 16, aga siis ütleme see 74,7, võrreldes Hongkongi Singapuriga on meil päris tükk maad minna. Ja selge on see, et näiteks USA on ise ka kukkunud sellest liidergrupist, sellest vabade riikide grupist on välja kukkunud põhiliselt vabade riikide grupp. Nii et ma oma jutud on nagu suunata sellele, et ma neid tõestan teile vasti ära, et tähtis ei ole see euro. Tähtis ei ole üldse mitte euro. Seda enam, et ma ütlen, et kauaks seda eurot üldse jätkub ja see ei ole enam üldse see euro, mis ta oli veel aasta aega tagasi. Nii et me astume juba sellisesse Euroopa rahaliitu, mis väga palju erineb sellest, mis oli natukese aega tagasi. Aga tähtis on see, et eestlastel on edastada üks väga oluline sõnum kogu maailmale täna ja ka Lääne-Euroopale, et kapitalism on võimalik ka 21. sajandi Euroopas ikka endiselt. Nii et meil on nagu see asi veel, et me saame nüüd kogu selle au nagu enda. Nii et mina ei ole kindlasti mitte see, kes ütleb, et eurosse ei pea minema. Aga lihtsalt ma ütlen, et oluline on see, et me need kriteeriumid ära täitsime ja olles selles augus, mis me oli. See on fenomenaalne. Ja see lubab eestlastel tegelikult selja sirgu. Ja ma ütlen, et sellised reformid sellisel kujul, või mis reformid, sellised kärped, mida meie tegime eelmise aasta maikuust alates, ei ole meist lääne pool paarsada kilomeetrit ega põhja pool ammu enam võimalikud. See on nüüd see, ma võiksin sellest eraldi 1,5 tundi rääkida, aga lihtsalt üks asi, mis silma paistab, on sümmeetria. Et meil just kui nagu õnnestus korrata, siis peaaegu seda 19 aasta tulemust tuli küll -14,1. Nii. Ja muidugi siin, ma ei öelnud seda, et kui raha on liiga odav, siis inimesed lähevad samamoodi peast lolliks, kui et viin on liiga odav. Võtke oma kodukohas, ma ei tea, kas kõik on tallinlased, aga võtke oma kodukohas viinapudelil kõik maksud maha ja siis ma ei tea, mis ta maksma jääb. Mingi 6-7 krooni. Ja siis küsige endalt, teoreetiliselt mõtte konstruktsioonina saab seda ette kujutada, et kui mitu inimest ja kui kauaks jäävad siis nagu veel ontlikuks.
Jaa, mõni jääb kindlasti. Aga ma küsisingi, kui kauaks ja kui mitu. Ja siin läks asi täiesti käest ära. Ja nüüd muidugi üks väga oluline asi oligi see, et tööpuudusnumber läks liiga väikseks. Kui meil oli see vahepeal, Tallinnas oli tööpuudus kõige madalamal tasemel, see oli 3,4 Harju maakonnas. Eesti kõige madalam keskmine oli mingil hetkel oli 4,2. Ja nüüd vahepeal oli meil 20. Ja nüüd ma üldse ei saagi, ma nagu ei ole üldse väga kindel, kumb tööpuudusnumber on halvem, kas 4 või 20. Ja mina arvan, et meil on täna või oli täna natuke aega tagasi tööpuudus 20% sellepärast, et ta mingil hetkel oli 4. See tekitas sellise totaalse terrori töövõtja poolt sinna tööandja suhtes, et kui minu palka iga aasta ei tõsta 15%, siis ma lähengi Soome heita. Ja siis, kui nüüd sotsid või sinna töövõtjad või sotsid vist kirjutasid nende eest selle deklaratsiooni. Ja siis käsivas kõnemises, et valitsus peab viima tööpuuduse tagasi 4% peale. Ja kiiresti. Teate, et mees tuleb tööd koju ja lärtsatab laua otsa maha, nagu tüüpiline. Ja siis käratab naine süüa. Aga kallis, kuhu võrusõna jäi ja kiiresti. Nii, olgu jälle kiiresti tööpuudus 4%. Isegi kui see võimalik oleks, et valitsus saaks seda teha. Võtta nad siis tööle kõik või need 130 000. Ja siis tuleks ta see kiiresti ära keelata, sellepärast ma ütlen veel kord, et me praegu lakume neid haavu, mis tekkisid sellest, et tööpuudus oli liiga väike. Ja raha ja inimesed liikuvad headel aegadel valedesse kohtadesse. Tähendab, mingil hetkel Eestis 73 000 Eesti meest ja ilmselt natukese naisi ka ehitas. 40 000 nendest enam ei ehita. Täna. Nii, nüüd on siis rõõmuudis on see, et nagu põhi oli juba käes ja teise kvartali see viimane vist korrigeeritud number oli 3,3 ja nüüd nad planeerivad, et see aasta võiks tulla juba mingi 2,5 ja järgmisel aastal üle 4, nii et järgmisel aastal võiks Eesti olla jälle üks Euroopa kiiremini edenevaid riike. Nii et see on tegelikult fenomenaalne selles mõttes, et see ei olnud siin meie süü, aga see, et me suutsime nii kiiresti välja tulla, selle taga saab ikkagi olla mingid väga olulised sellised süvapõhjused, et meie majandus on endiselt paindlik. Nüüd ongi see, et miks tädi Maali aru ei saa, et miks meie kukkusime 14%, kui teised kukkusid 1,5 ja 2. Mida tädi Maali võib-olla ei tea, on see, et Eesti on maailma üks avatumaid riike majanduse poolest, kui võrrelda ekspordi-impordi käibe. Et siin on Eesti, eks ju, raha läheb välja, kui eestlased midagi impordivad ja raha tuleb sisse, kui eestlased midagi ekspordivad. Ja meil oli headel aegadel oli nii, et meil eksport moodustas ligi 60% SKP numbriga võrreldes ja import 70% ja jooksekonto siis muidugi oli kokku miinuses. Ja nüüd ongi, aga kui on selline kollektiivne masu, siis kõik ostavad vähem teiste käest eelkõige. Ja see on üks hea asi, miks majanduslangused kasulikud on, et jooksekonto saab jälle tasakaalu. Ja nüüd ongi, kui 2 korda kahaneb midagi, mis enne moodustas 60% sinu SKP-st, siis järelikult siis sa kukudki, sa võidki kukkuda 20% auku, eks. Aga see on ka nüüd selge, et me saame ennast sellest august ainult välja eksportida. Ja ma vaatan, et Eesti seda juba teeb. Meie eksport on juba kasvanud aastaga võrreldes ligi 3. Ja ma ei saa midagi öelda, Eesti ettevõtja on nutikas ja Eesti turg on paindlik. Kurb on muidugi see, et edasi minnakse vähemate arvu inimestega. Suurus on nendest 130 000 ei saa kunagi tööle, kahjuks. Või võtab see väga pikka aega, enne kui nad sobituvad, sest ära kadusid eilsed töökohad. Eilsed majandusarvud ja eilsed ettevõtted läksid pankrotti. Nii et selleks ongi, et läbi iga järjekordse masu majandus jälle puhastub. Vana asendatakse uuega.